Tervist! Siit ka kommentaatori puldist oleme jõudnud esiliiga teise vooru. Keskpoolkaitsjatena alustavad siis number 6 Georg Kaarel Kõrgvee. Alustame siis mängu, et sõidame. Ja mäng on saanud algust väga kiire. Müür palliga võtab ette, saab esimesest mööda, kuid selleks on jääma. Pall kastis, võidab palli, lööb. Kas saavad? Siit tuleb pall alla ja Müür proovib. Väga ärev. Ja läheb suureks karg. Rinda teda! Kiits markeeri! Ja Ander võtab palli. Nüüd Jeremy lööb. Ja Ander paneb ära. Nurga löök Viimsi poolt ja tuleb alla, kuid järjekordselt alla ei jõua, kuid Viimsi nõuab kätt siin olukorras, kuid kohtunik seda ei näinud. Ega nad praegu täpselt aru ei saa, et mis poole nad minema hakkavad, kuid Müür jälle proovib keskelt ja lööb kaugelt. Oi, see oli nii lähedal. Rikitab seal ja proovib mööda saada ja paneb palli kiidrile ja lõi mööda. Nii et kui Tammekas üks varianti nüüd ära ei lahendi, siis mäng on nende jaoks juba loetud. Vaatame, mis saab ja proovib kaugelt, kui Antsel saab käpa vahele ja püüab seal palju olukorda olnud ei ole, et mõlemad tiimid on Viimsi läheb ründale. Mõlemad tiimid on suutnud nulli hoida. Ei teagi, et kas tuleb väravaid, Tammekas sai kollase kaardi. Mis sa teed? Mille ees? Ma vaatasin isegi Piqué ütles, et vana Barcelona mängija, et Ja isegi punase. punane kaart. Mitte kollane, vabandust. Väga huvitav, kuidas Tammek on tegelikult vastu pidanud juba nii kaua, et Siin oli väga ära. ja lööb, kuid Ander võtab palli, kuid uus peale lööb, kuid Kiirelt välja! Viimsi uuesti läbi keskvälja. Ja kas jõuab pallin enne, kui Antsov saab palli, kuid kukutab selle maha ja nüüd on uuesti värava all ja lööb selle palli ikkagi nurgalöök. Jooksuga. Ja pall. 7 Viimsi meest ja 2 Tammeka meest läheb ja Müür võtab ette ja on kastis juba ja võtab uuesti lööb peale, kuid Mattias kindlasti tahavad seda mängu võita. Jah, Viimsi hoiab palli. Renat, jookse! Let's go! Nüüd toimub ikka viimased pingutused poiste vahel ja nüüd tuleb pall alla ja nüüd saab löögile enne ja lööbki sisse. Ja Viimsi tegi. Ja Viimsi lööb 90+1 värava. Ja niimoodi lõpebki see 90+1. Terve mängu suudavad ära hoida. 45 minutit ilma ühe mängijata. Väga ärevina võetud, et... Ja Viimsi jälle proovib. Tulevad keskelt ja on jälle värava ees ja saab söödu värava ette, kuid lööb. Kuid Vaino jõuab pallini enne. Nüüd on juba 94 minutit mängib, aga juba on vile. Mäng on lõppenud. Nii, minu poolt siis kõigile aitäh ja head õhtut. Oli tore, kena mäng.